olen küll vana mees. Ja võib-olla siin nooremad vaatavad, et ma olen siin lolliks läinud oma õngega. Nad ei tea enam, kus kala püüda, tuleb maja katusele. Aga ma ütlen sulle, et see siin on just õige koht. Vaata, minuga oligi selline lugu, et ma muutusin nagu laisaks. Enam midagi ei viitsinud teha. Lehti ei lugenud, naabrite ja sõpradega isegi ei viitsinud juttu ajada. Telefoni lülitasin ka välja. Sellepärast, et ma olin endale saanud ühe väga võimsa kalakonksu. No ma olin selle turult ostnud ja see vanamees, kes selle mulle müüs, see ütles, et see on siuke konks, et sellega võid igalt poolt kala püüda. See on nagu imekonks. No ja siis ma hakkasingi kala püüdma oma kodust. Tõsiselt ma räägin. Oma vannist tõmbasin siuksi purakaid välja, et tead. Pesukausist sain laatikaid, lillevaasist oli korralikku räime ja tinti, tead. Teekannust sai haugi. No siis ma mõtlesingi, et polegi mul vaja kuhugi välja merele minna, tead, või järve äärde, et kala saada. Või sul on vaja kuhugi minna. Kas siis sellepärast, et ma niimoodi mõtlesin, aga korraga hakkas mul üks igavene purakas otsa. Ma ka tundsin, et see kisub mu enda vanni. Ja siis käis klõks ja kala oli koos landiga läinud. Ja ei leidnudki ma enam oma konksu üles. No ma proovisin teiste konksudega, aga vaat enam ei nekanud. No läksin välja siis. Proovisin jões, ei midagi. Proovisin meres, ei midagi. Isegi tiigis ei võtnud. No, võtab ikka elu isu ära. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd on kõik. Tulin kodu poole, olin nii õnnetu ja väsinud. Jäin siia samma parki istuma, hõng rippu. Jäin siis vist magama. Aga korraga ma ärkasin. Ma sain aru, et ma pole siin lihtsalt niisama pargis, vaid ma olen maailma kõige suurema kala peal magama jäänud. Ja see kala teeb suu lahti ja neelab mu alla. Ma astusin selle kala suust välja ja ikka ilgelt veider asi oli mere põhjas, aga ma sain väga hästi hingata. No, ja seal oli siis see mingi mollusk. No, istus tugitoolis, no et äkki tema teab midagi minu konksust. Aga nii kui ma olin jõudnud seda mõelda, see tüüp kohe vihastas, mis mollusk? Pole ma mingi mollusk. Ma olen millimallikas. Ja siis ma küsisin, et kuidas saab siin meie Läänemeres olla millimallikas. Aga väga lihtsalt vastas tema. Meil on siin kliima soojenemise konverents. Ja vaatluse all on küsimus, kas me võiksime tulevikus siia üle kollida. Ei no jah, teie meri on meie jaoks külm. Vaatan, ma olen isegi praegu suvel siin sokkides ja vatitek ümber. Aga me teeme tuleviku jaoks uuringuid. Uuringuid? Hakkasin ma kohe tema jutust kinni, et kui nad uurivad, äkki nad teevad uuringut ka minu konksu kohta.
tundus, et ka see küsimus huvitas Millimallikat väga. Ja siis ta ütles, et kohe uurime, võtame veeproovid, kaardistame viimase aja muutused merepõhjas, nii taimestikus kui vees. Ja et asi oleks kindel, teeme Millimallikate veeseire. Ja siis hõikas teistele. Poisid, tüdrukud, otsige selle vanahärra konks üles. Aga ei midagi. Minu konksu nad ei leidnud. No siis ma jätsin Millimallikaga hüvasti. Ta veel ütles, et astugu ma läbi, kui ma konksu üles leian. Ja kohe peale seda hüppas kala veest välja õhku. Ja me lendasime üleval Eestimaa kohal. Kui me olime üleval taevas, siis korraga hakkas igavest tossu tulema. Kala köhis. Vaatasin, all on lõke, et kas see on mingi jaanipäev või mis või. Ja siis lasi kala mu suust välja. Ei olnud see mingi jaanipäev, lihtsalt üks lõke. Ja selle kõrval oli üks vanamees nimega Mart. Ja siis ma küsisin selle oma konksu kohta. Ja see Mart siis vangutas pead, et mingit konksu ta küll näinud ei ole. Aga igaks juhuks segas oma lõket. No ja pobises, et mul on siin küll igast kuradi asju, et kõik läheb käiku, mis põleb. A toss oli jube. Mõlemad köhisime. No Mardil, sellel vanamehel oli 2 vana kummikut ja 1 poolik traktori kumm. Viskas need lõkkesse ja kiitles, et küll põleb hästi. Ma küsisin, pikk sa teed seda? Vanamees nagu ei saanud aru, midagi oleks sellest põletamises imelikku. Ta kehitas õlgu ja ütles, et mis ma nii väga ikka siis teen, kõik teevad ju nii, juba mu isa põletas igasugu sodi ära, vanad vankrid ja no igast sodi, mis üle jäi. Vanamees veel naeratas, et aga vaat nii head materjali nagu traktorikumm isal juba ei olnud, ikka jube soits, tead, mõnus, pärast köhid 3 päeva tahmatükke. Siis ma mõtlesin, et sellele Mardile äkki lihtsalt meeldib see suunas. Aga ta ütles, et ei meeldi. See on üks vastik töö, aga midagi pole teha. Igast sodi muudkui koguneb, et ega tema ei hakka sellepärast veel prügimäele minema või midagi siin sorteerima. No, et kui saab niisama oma õue peal põletada. Kuidagi vastik vanamees. Tekitas nagu mingit viha. No, ma hakkasin rääkima, et kas ta ei mõtle loomade ja lindude ja putukate ja osooniaukude peale ja ta ei saanud nagu arugi.
viskas ka uue kummiku tulle ja lõi käega, et mis lindude peale, et mis need lindudel ja loomadel ja putukatel muret. Saavadki vähe sooja. Need putukad ongi ju nii väikesed, et polegi vahet, kas need on või ei olegi üldse. Ja see osooniaugu jutt on ju puhas lollus, arvas Mart. Ta isegi ütles, et kuidas saavad taevas õhu sees olla augud. Taevas on ainult õhk ja kummi põletamise suits, muud midagi. Mis saanudki rohkem temaga rääkida, kadusime sinna suitsu sisse täitsa ära. Aga siis ma olin jälle kala seljas ja lasime muudkui edasi. Ja siis ma nägin, et all rohu sees midagi justkui helkis. No, mina muidugi kohe mõtlesin, et äkki see ongi kohe minu konks. No ja kala lasi mu seljast maha. Ja väga imelik asi, ma olin rohu sees ja niimoodi, et rohi oli mul ikka üle pea. Ja siis ma nägin, et seal rohu sees on igasugu mardikad ja ussikesed ja putukad ja minust ikka kõvasti suuremad. No ma siis teretasin neid putukaid ja nemad teretasid vastu ja mõni kergitas isegi kaabut ja väga viisakad tüübid. Aga seda oma konksu ma ei näinud küll kusagil. Ja see, mis mulle ülevalt vastu helkis, oli hoopis mikroskoop. Ja üks kõrvahark oli selle taga väga ametis. No ma igaks juhuks muidugi küsisin, et vaadake, et mul oli siin üks väga hea kalakonks, et ega ei ole juhuslikult silma hakanud või nii või. No ja siis kõrvahark ütles, et tulgu ma vaadaku ise ja viipas mind oma tundlaga mikroskoobi juurde. No ma vaatasin sinna sisse. Ja seal mikroskoobi all ei olnud keegi muu kui võt just see sama kummipõletaja Mart. Veel vehkis oma käega ja justkui kutsuks appi mind. Kõrvahark ei teinud sest väljagi, ütles, et las sipleb. Teadus nõuab väikseid ohvreid. Meil on ikkagi vaja teada saada, millega on tegemist, mis isend see selline on. See on meie jaoks täiesti tundmatu liik. Kõrvahark puhastas oma prille ja oli Mardist lausa vaimustuses. Vaadake, kuidas ta reageerib, kui teda männi okkaga torgata. Vai, kus sipleb ja kuidas iniseb. Ja? Ta tahaks nagu midagi öelda, aga vaat ei saa aru mida. No eks me uurime edasi, igatahes väga põnev on. Kõrvahark läks jälle oma mikroskoobi taha. No aga lubas veel, et kui mingi konks peaks välja tulema, et siis ta annab teada. Ja korraga ma olin jälle kala seljas ja lendasin jälle üles taevasse. All jäi kõik väiksemaks, kõik tundus nagu oleksime putukat. Sajad jaaniussid lehvitasid mulle ja täitsa veider asi ikka. Me
lendasime muudkui edasi ja maa jäi järjest väiksemaks, sinine jalgpall. Me lihtsalt heljusime. Jube imelik tunne. Ja siis lendasid mulle vastu 2 koera. Teretasid mind kenasti ja tutvustasid endid Belka ja Strelka. Mõtlesin, et ei ole võimalik, et need koerad, kes jäid kosmosesse, et need on veel elus. Elus, vastasid Belka ja Strelka. Meile siin ikka väga meeldib. Asjadest ülevaade on ikka palju parem kui all maa peal, ütles Belka. No Strelka lisas, et vaheldus on tähtis. Et kui ikka istud omas kodus ja vahid köögiakna pealt ainult vastasmaja naabrimutti, kuidas too pesu kuivama paneb, siis läheb ikka väga tüütuks. Mis elu see ikka on? Ja Belka naeratas mulle ja siis ma nagu mõtlesin, et mis see minu elu siis teistmoodi on. Et ma ju istun samamoodi ainult kodus ja püüan vannist kala. No vot ja siis mul tuligi oma õngekonks meelde. No, kuigi vaevalt muidugi, et siin kosmoses nüüd minu konks on, aga ma igaks juhuks ikka küsisin nende koerte käest. No, Strelka vastas, et siin on küll igasugu asju neil kosmoses hõljumas, tehiskaaslasi ja satelliite ja aga vaat, et konksu nemad küll näinud ei ole. No ja siis uuris Belka, et mis ma selle konksuga teen. No ma siis rääkisingi, et kuidas ma kusagil ei käinud ja püüdsin vannist ja pesukausist ja lillevaasist kala ja aga et siis kadus konks ära. Ja siis need koerad hakkasid naerma, muudkui iitsitasid nii, et hakkasid lõpuks täitsa köhima kohe. Ja ma küsisin, et mis neile niimoodi nalja teeb siis nüüd. Ja nemad aga kõõksusid muudkui edasi. Lõpuks nad ütlesid, et ma olen üks igavene naljanumber. Tulen kosmosesse õngekonksu otsima. Mulle endale tundus ka korraga see asi nagu veidi imelik. Aga siis Belka ütles, et vaadaku ma ümber ringi kõiki neid tähti. Ja siis nad tõmbasid oma käpaga läbi kosmose ja moodustasid mulle tähtedest kalakonksu. Ja siis võtsid planeet Maa ja panid selle konksu alla. Vaat, siin ongi konks, ütles Strelka. See on küsimärk, sest nagu meie siin kosmoses, nii on ka maailm mõistatus ja inimene niisamuti. Näed, näitas Belka käpaga minu poole, nagu sina oled meile mõistatus. No milleks sul seda konksu vaja on, kui maailm ise on nagu küsimärk ja kui sul on Pärnus selline kalanäoga maja, mis annab su küsimustele vastused. No ja siis Strelka lisas veel, et või siis kui vastuseid ei anna, siis annab uusi küsimusi, mis on veidi paremad kui see küsimus, kuhu mu õngekonks kadus. Siis me jätsime Belka ja Strelkaga hüvasti, kala võttis mu selga ja me tulime koju tagasi. Nüüd ma käingi siin maja katusel iga päev kala püüdmas ja väga hästi näkkab. Konksu ei ole vajagi. Ja tulge vaadake ise, mis ma siit kõik välja olen tõmmanud.